Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 15. osa. Mina olen Regina Jaakson ning salvestame seda Pärnu Huubis. Täna räägime ühest vahvast sündmusest, ettevõtmisest, mis leiab aset 19. veebruaril Pärnu kolledžis. Tegemist on tõmbejõuga. Mis tõmbejõuga täpsemalt? Kohe uuringi kahelt külaliselt. Tere tulemast, Gösel Haug. Tere! Ja tere tulemast, Teele Luks. Tere! Aga alustame siis algusest. Mis asi see tõmbejõud on? Jaa, tõmbejõud kõlab huvitavalt. Eks me sellepärast panimegi sellise nime meie majas toimuvale praktika- ja töömessile. Tõmbejõud, miks just see nimi on selles mõttes hea, et tegelikult alguses me mõtlesime, et see on niisugune nagu magnet, mis tõmbab siis kokku tööandja ja praktikapakkuja ja siis teiselt poolt tudengi ehk siis praktikandi. Ja me oleme teinud tõmbejõudu juba mitmel korral. Ta ei ole küll sama nimega igal aastal olnud, aga alates 2021. aastast, kui toimuski esimene praktikamess Pärnu kolledžis, ringi 35. Ja alates sellest ajast me oleme ikkagi püüdnud sellist järjepidevust tekitada, et igal aastal midagi toimuks. Ühe aasta me jätsime vahele, ühe aasta me tegime koos Töötukassa ja Pärnumaa Kutsehariduskeskusega. Nii et praegu peaks olema nüüd 4. kord, kui me teeme tõmbejõudu ja praktikamessi meie majas. Kuidas see tõmbejõud alguse sai? Ja see sai alguse sellest, et mina tulin tööle 2021. aastal Pärnu kolledžisse ja seal ma olen praktikakorraldaja, ma olen ettevõtluse projektijuhtimise õppekava praktikatega tegelen. Ja siis sealt saigi alguse mõte, et me võiksime oma majas midagi teha, ma rääkisin mõne kolleegiga ja kuna varem ei olnud niisugust sündmust toimunud ja ei olnud tehtud midagi suuremat meie majas tudengite suunal ja praktikate osas, et siis me niimoodi koostöös kolleegidega selle algatasime. Kuidas esimene aasta oli, see ettevalmistusprotsess ja kõik? Jaa, et ega väga lihtne ei olnud, sest ikkagi uus mõte, uued inimesed, mina kui uus inimene ja siis mõned vanemad töötajad, oli päris keeruline leida ajaliselt ja muus mõttes ka selliseid ühiseid jooni, aga siiski me suutsime enda korralduskomitee nii-öelda kokku panna ja tegime veebruaris praktikamessi ära ja seal oli tõesti päris palju rahvast, kuna see oli esimest korda niisugune suurem üritus ka kolledžis, et siis oli ka kajastamas Pärnu Postimees ja ma tean, et pärast artikkel ilmus ja isegi, kas me jõudsime televisiooni hommikusse kuhugi ka veel väikse klipiga, nii et see oli selline uus huvitav algus. Kui populaarsed sellised praktikamessid on, ma mõtlen koolide mõistes? Neid tehakse ikkagi päris palju, et ise ma olen käinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses praktikamessil ja see mõte ongi seal taga, ma saan aru selles, et just tulla õpilastele või tudengitele lähemale, et siis ettevõte leiab endale nii praktikandi kui ka võib-olla tulevase töötaja. Ta tuleb ja pakub enda võimalusi ja selles keskkonnas, kus on juba tuttav tudengile ja õpilasele, et tegelikult neid korraldatakse päris palju erinevates kohtades ja huvi on olnud siiani päris suur. Too palun näiteid eelnevatest aastatest, et kes on siis seal ettevõtetena olnud? See natukene sõltub ka sellest, et mis õppekavad meil Pärnu kolledžis on, et päris palju on olnud erinevaid hotelle, restorane on ka üle Eesti, ehk siis Pärnust väljaspool Tallink, Tallinnast erinevad hotellid, Pärnust on olnud Amendevilla esindatud, tavaliselt Tervis ja siis ütleme selline ettevõtluse projektijuhtimise poole pealt pangad, Swedbank oli päris mitu aastat meil ka toetaja ja siis sellised väiksemad ettevõtted, kes samamoodi vajavad praktikante ja võib-olla ka tööstuse suunal, et neid on olnud päris kirju seltskond on olnud. Aga tänavu?
ja tänavu on meil juba üle 15 osaleja kirja pannud ennast. Tänavu on ka nii väikeettevõtteid kui suuremaid, on mõned haridusasutused, on loodetavasti tuleb pank ka kaasa, täpselt veel ei tea, et ma konkreetselt nimesid veel ei hakka nimetama, et siin võib muutuda olukord, aga me ootame ka juurde osalejaid, kes soovib praktikaid pakkuda ja selle jaoks on meil olemas selline Microsofti vorm ja selle saab kätte meie kodulehe pealt. Ja kes tahab tulla, olla kaasas ja pakkuda praktikat või töökohta, et siis te võite võtta meiega ühendust. Rääkides nüüd praktikast üldiselt, et kuidagi on nagu jäänud see tunne või mulje, et praktikant, et võib olla väga selline hea soodne tööjõud on ju, aga tegelikult on see ka võimalus ju tööga lähemalt tuttavamaks saada. Kindlasti ja sest et praktikant tegelikult ei ole tööandjale aja kulu või aja raiskamine, vaid see tegelikult võib ka olla nii, et temast võib saada sinu tulevane kolleeg ja päris tihti ka ettevõtted otsivadki endale ülikoolide juurest tulevasi töötajaid ja kuna meil on päris selline erinev suund Pärnu kolledžis on nii ettevõtlusprojekti juhtimine, kui on turism ja hotelliettevõtlus, siis on sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon, et tegelikult neid võimalusi on palju ja julgustan kõiki ikkagi võtma aega mõelda selle üle, kas nad võiksid võtta endale praktikandi, kes aitaks teatud tegevusi teha ja korraldada töö juures, et võib-olla olla abiks. See on tegelikult suur väärtus. Ja võib-olla tööandjad natukene kardavad ka seda sissejuhatamise perioodi või sisseelamise perioodi, et ma nüüd kedagi pean jälle välja õpetama, ma ei tea, kauaks ta mulle jääb, et kuidas neid pingeid maha võtta? Ma arvan, et see on just mõlemale poolele selline katsetamise periood, et praktikandile, jah, sa sõlmid küll temaga lepingu, et ta tuleb sulle mingiks perioodiks praktikale, aga samas sa ei seo nagu nii-öelda töölepinguga kohe. Ehk siis sa saadki katsetada, millised oskused, millised teadmised sellel praktikandil on, millise taustaga ta tuleb, milline inimene ta on, sest see on ikkagi kõige tähtsam, et kas ta sobib üldse meie siis sinna ettevõttesse, meie keskkonda, meie inimestega. Et ma arvan, et see on väga suur väärtus, et kui sa saad sellise aja võtta ja teda nii-öelda proovida siis erinevatel töölõikudel võib-olla, et kuhu ta siis kõige paremini su ettevõttes ka sobib vastavalt oma siis valdkonnale. Jah, ta natukene nõuab sellist lisa, võib-olla aega ja panustamist, aga samas ta võib väga palju tuua sulle nii-öelda kasu ka, sest nagu me teame, siis värvata inimest on väga kulukas ja väga aeganõudev leida see õige inimene, et siis praktikandi kaasamine võib just luua selle olukorra, et sa leiadki peale praktikat endale just selle sobiva töötaja. Kuidas teil endal on olnud praktikakohtadega kogemused, et ilmselt on teil ka olnud kunagi praktikaid? Minul näiteks kooliajast on meeles, et kuidas teil enda kogemused on olnud? Alustan, et teile saab edasi rääkida enda kogemust, et olen samamoodi pidanud praktikal käima ja hetkel ka õpin Tallinna Ülikoolis, kus juures tuleb ka suvel praktika ja hakkan juba mõtlema, et kuhu minna. Et kõige suurem selline, ütleme, alguse probleem või küsimus alati on see, et kuhu ma praktikale lähen. Et tuleks hästi läbi mõelda, et kas see kuidagi minu erialaga ka kokku läheb, et ma alati ise oma tudengeid julgustan mõtlema sedapidi, et kas ma tahan selles valdkonnas töötada. Et kui sul on huvi panganduse, rahanduse vastu, finantsidega tegelemise suunas, raamatupidamise osas, et siis püüa leida endale niisugune praktikakoht, mis toetab kõiki neid tegevusi ja sa saad võib-olla juba õpingute käigus endale tööpakkumise. Päris palju on olnud selliseid juhuseid, kus tudengid on läinud näiteks projekti juhtimise osase projekti praktikale ja on tehtud pärast ettepanek tulla tööle, et niipidi on väga kasulik mõelda, et ma ise ka mõtlen sedapidi, et
mis läheb minu valdkonnaga kokku ja minu õpingutega kokku, et siis püüda leida, aga loomulikult seda üksi on raske teha, et selleks ongi olemas praktikakorraldajad ja abistajad. Töö juures meil samamoodi me teelega suuname, nõustame tudengeid, et kes tahavad minna kuhugi, kui neil on juba mõtted või neil ka ei ole mõtted, siis me aitame neid selgitada ja leida. Nii et, aga ega see väga lihtne teekond ei ole. Kui sa nagu leiad selle praktika koha, mis sulle sobib, siis tegelikult see sinu tööelus võib mängida väga suurt rolli, sest ma ise mäletan, et kunagi, kui ma Andre Kogikat veel õppisin, käisin ma praktikal Pärnu Rahvaülikoolis, mis on tegelikult aidanud mind nagu elus väga palju, et ma sain sealt nagu teadmisi, et mulle sobib see valdkond ja ma tahan sellega nagu jätkata ja läksingi edasi õppima veel. Aga samamoodi siis sain sealt väga head soovitused kaasa, mis võib-olla aitasidki mind järgnevatele nii-öelda tööpakkumiste osas ja järgnevatele siis ametikohtadele. Et kindlasti, aga paljud noored ei tea ju kohe, et mis neile võiks sobida, et siis nagu Giselle juba ütles, siis me proovimegi leida siis nende need tugevused ja nende need soovid, et mis see oleks, mis neile sobiks. Ja et see aeg ei läheks nii-öelda raisku, mis neil seal praktikal on. Ja samamoodi, kuna ma tegelen väga palju välispraktikaga, et siis ja Erasmus programmiga, et siis tegelikult ka see on olnud nagu väga suur selline väärtus õpilastele, et nad on saanud siis katsetada ennast nagu ka välisriigis töötades, et kas üldse sobib talle kuskil siit Eestist nii-öelda väljaspool töötada ja tegelikult nagu Giselle siin ka juba ütles, siis tegelikult meie õpilased on väga tublid ja on saanud ka tööpakkumised peale seda. Rääkides praktika messiste tõmbejõud, siis ma tean, et teil on ka töötoad seal, et mis seal siis ees ootamas on? Kuna meil sellel aastal on siis nii, et me kutsume ka gümnaasiumite õpilasi meie juurde praktikamessile, et ei ole ainult kolledži üliõpilastele, et siis Pärnu maakonna koolidele on saadetud see informatsioon, et meil on toimumas ja mõtlesime siis, et kuidas veel rohkem neile sellist lisaväärtust pakkuda sellel messil. Et siis me oleme koostöös Töötukassaga välja pakkunud erinevad töötubade listi, ehk siis seal on siis näiteks karjääriplaneerimise teemasid, et täpselt seesama, et leida see õige nii-öelda koht, kuhu siis ma võiksin praktikale minna. Siis tööintervjuud, ehk siis kuidas noort ette valmistada ja mis ta peaks tegema ennem seda, kui ta läheb tööintervjuule. Et selles osas võib-olla näidata ja laiemat pilti, et mis see endast nagu sisaldab, sest paljudel on see esimene nii-öelda praktika. Siis noorte töötajate õigused ja kohustused, sest nagu tööseadusandlus on muutunud aastatega ja et just anda see, kes lähevad nüüd praktikale sellel suvel, et anda neile see info, et mis on muutunud, mis õigused neil on, et nad saavad ennast ka nii-öelda kaitsta seadusandluse poole pealt. Ja lisaks on meil siis ka Eurase nõustaja Töötukassa poolt tulemas, kes räägibki siis näiteks välismaal töötamisest, et millised on sellised võimalused ja kust leida infot ja kuidas saada tööle näiteks kuskile Euroopas hoopis peale näiteks lõpetamist, kui nad meie kolledži näiteks lõpetavad. Ja samamoodi on siis Europass ja kuidas siis koostada Europassi CV-d, milline on Europassi see keskkond, sest sellest väga palju ikkagi ei teata, aga tegelikult see on üle-euroopaline selline keskkond, kus sa siis saad koguda kõik oma tunnistused sinna kokku, kuna hetkel siis enam paberkandjal nii palju ei antagi neid tunnistusi, et siis see on selline keskkond, kuhu sa siis saad koondada kogu oma info kokku ja samamoodi siis Europass, mille sa saad siis selles keskkonnas nii-öelda koostada ja saata lingina siis kohe siis tööandjale. Ja üks töötuba veel, mis meil on Rauno Kutti veib läbi ja see on freelancer, et kas ülemuseta töö on mulle ja see on just selle mõttega sellise pealkirjaga just niisugune esineja ka, et kas tänapäeval, kui on hästi palju hübriid kodukontorit ja veebi igasuguseid koosolekuid ja tegemisi, et Rauno siis räägib enda kogemusest, et kuidas temal see toimib ja pere ja kõige muu kõrvalt teha siis niisugust ülemusest sõltumata ja ajast ja kohast sõltumata tööd. Kõiki julgustan kindlasti osalema nendel
erinevatel töötubadel, nagu Teele juba rääkis ka väga detailselt, mis seal toimuma hakkab, et nii gümnasistidele kui siis meie enda tudengitele ja miks mitte ka tõesti Pärnu linna elanikele, kui sind huvitavad niisugused teemad. Kas töötubadesse on vaja eelnevalt registreeruda? Jah, töötubadesse on vaja registreeruda ja registreerimislingid on olemas Pärnu kolledži kodulehel just praktikamessi siis info all. Et sinna saate ennast registreerida. Koolides on see korraldatud vist läbi õpetajate, et siis võite ka õpetajale märku anda, et tahaks minna, aga muidu inimesed saavad siis registreeruda läbi siis meie kolledži kodulehe. Kui oluline osa õppest on praktikal? No mina ütleks, et väga oluline, ma usun, et Teele nõustub ka minuga. Nõustun. Jah, et kuna meie õppekava ja Pärnu kolledžis on ikkagi väga palju rõhku rakenduslikul kõrgharidusel, siis praktika on üks niisugune teema, mille rõhk on väga suur õppekavas ka, et sa pead omandama teatud oskused ka nii-öelda seal tööpõllul ja eriti kui sa tuled näiteks otse gümnaasiumist ülikooli õppima, et siis sul puudub tegelikult igasugune arusaamine, mis töökohas toimub, kuidas sa pead sinna kandideerimagi kas või kuidas sa tööle lähed, mis sinult nõutakse, mis on sinu õigused, mis on sinu ootused võib-olla ka töökohale, praktikapakkujale, mis on kolledži nõudmised praktika ajal. Et tegelikult need sellised isegi lihtsamad võib-olla teemad, et kas või tõesti töövestlus ja kuidas praktikale üldse saada, kõik need tegevused, mis sa pead enne seda tegema, et see tegelikult tuleb sulle päris palju kasuks ka hilisemas elus. Ja mida edasi, siis praktika sisu muutub ka, et esimesel aastal on lihtsam, teisel aastal on juba, sa pead teatud selliseid ettevõtte toimimismehhanisme uurima ja olema kaasas võib-olla meeskonnas rohkem süvitsi ja nii edasi, et see kõik on omavahel tervik ja lõpuks siis seob kokku õppekava oskused ja kõik need teadmised, mis sa koolis teoorias õpid, et neid saaksid praktikas rakendada. Ja lisaks veel on see, et tegelikult teise aasta praktika annab tihti sellise info või võimaluse juba uurida, et mis on see uurimusteema, mida ma võiksin oma lõputöö raames nii-öelda uurida. Sest tegelikult ettevõtetes koha pealt tulevad need probleemid ja sellised uurimisküsimused üles, et siis praktika annab ka võimaluse selleks, et sealt juba avastada see oma uurimusteema ja hakata sellel teemal siis oma lõputööd tegema. Et see on ka üks praktika nii-öelda pluss. Kuna ma olen ise esimese kursuse õpilane, siis samamoodi oli teemaks, et äkki hakkame juba kribinal-krabinal lõputööks valmistuma. Ja ka ühes loengus räägiti, et mõistlik on mitte enne kui teisel aastal, et sealt on see just praktika raames tihti välja tulnud need teemad, mida võiks uurida. Täpselt, et siis on see teoreetiline põhi on juba all, et siis oskate siis teoreetilise baasi põhjal siis võrrelda nii-öelda praktikas neid asju. Et selleks on meil ka praktika kaitsmised ja aruanded, et kus siis saab juba analüüsida vastavalt siis praktika kohale ja viia see teooria ja praktika kokku. Kuidas õpilased suhtuvad praktikatesse, kui palju te tagasisidet saanud olete, et kas see on asi, mida tahetakse teha või see on nagu tüütu kohustus või kuidas õpilaste poole pealt on? Ja, et esialgu kardetakse, sest kui puudub arusaam, et mis loom see praktika on, et siis tavaliselt on selline väike hirm, just selle, nagu ma varem ka mainisin, et selle koha suhtes, et kuidas ma saan, kuhu ma saan, tekib paanika, et äkki ma ei saagi, aga tegelikult kõik, kes on ikkagi ülikooli lõpetanud meil, kõik on leidnud endale praktikakohad ja selle jaoks me Teelega olemegi ka julgustamas, toetamas, aitamas ja nõu andmas ja minu kogemus on selline, et pärast kui ma loen praktika aruandeid ja juhendaja hinnanguid, meil on üks osa on ka juhendaja hinnang praktikandile, ehk siis töökohapoolne juhendaja annab oma hinnangu ja need on nii toredad tegelikult. Et neid on hea lugeda, kuidas praktikant saab töökohas hakkama, millega ta rõõmustab siis oma tööandjat, nii-öelda oma praktika juhendajat. Et seal on väga lahedaid näiteid ja alati ikkagi tahetakse veel võtta praktikante ja tööandjad on siiani küll rahul olnud ja praktikandid ise ka on avaldanud soovi ka järgmine kord samasse kohta minna ja neil tekivad kontaktid ja juba niisugune mingi teine keskkond ja toetajad, nii et ma usun täiesti, et
et see muudab su maailmapilti, kuigi sa algul võib-olla natukene oled hädas. Ja täiesti nõustun, et meil samamoodi, et kui nad oma praktikatest räägivad, siis sa näed, et tegelikult see on andnud neile väga palju. Et esimese kursuse nii-öelda tudengid, kes tulevad otse keskkoolist, et tegelikult neil ju ei ole olnud seda võimalust ennem katsetada sellist asja. Et siis sa näed, et tegelikult see on nagu teda täitsa nagu muutnud mingis mõttes, et ta on aru saanud, et mis see tööelu on. Ja kui nad ennast analüüsivad meie praktikaaruannetes ka, et siis loed neid, et ma sain sellega hakkama ja ma ei uskunud, et ma saan sellega hakkama. Et siis on nagu väga positiivne. Kui palju on tulnud sellist asja ette, et õpilane valib mingi koha välja, tahab sinna minna, aga tööandja ütleb, et ei, ma ei taha, aga siis kui teie ütlete, et kuulge, kas teil ikkagi oleks võimalik, et siis nad on kuidagi nagu vastu tulnud või see ei ole pigem selline trend? Väga ei ole olnud sellist asja, pigem on olnud niipidi, et võib-olla tudeng valib koha välja ja siis ta kirjutab sinna ja jääb ootama ja läheb mööda päev, 2, 3, 4, see on nädal möödas juba ja vastust ei ole. Ja siis ma olen vahel ise kirjutanud ka enda poolt, et kas teil on huvi praktikanti võtta või kui ei ole, et siis palun andke sellest märku. Et tihtipeale on see, et võib-olla ka ei leita õiget kontakti üles, kellega suhelda, et pannakse kiri teele, teisel pool on võib-olla keegi, kes väga ei tea, et mis teemal ta peaks nüüd vastama sellele noorele tudengile. Et tihtipeale nad jäävad ootama ja see võib-olla on, kus ma olen aidanud, aga väga, kui ikka ettevõtte ise ei taha ja panustada ja oma aega kulutada selle peale, et ega siis ei tule sealt head nahka ka. Minul on tegelikult turismi suunal natuke teine kogemus, et tegelikult tihti kardetakse ka, et kas ma võtan endale väga suured kohustused. Et kui sa neile selgitad, et mis see praktika endas sisaldab, millised tunnid sinna nii-öelda peaksid olema arvestatud, et siis ja milline see meiepoolne nii-öelda toetus või tugi on, et tegelikult on ikkagi olnud, et me siis ikkagi mõtleme ja äkki ikkagi nagu leiame selle koha. Et võib-olla turism on natukene projektijuhtimise teemadest natuke erinev ja turismi valdkonnas on väga palju neid ametikohti, kuhu nad siis saavad ka kandideerida. Et aga on olnud see just, et kui natuke selgitad, mida see praktika sisaldab, siis nagu ikkagi võib juhtuda, et õnnestub see koht saada. Aga kas sellisel juhul on tööandja ise võtnud kontakti, küsinud teie käest või on õpilane nagu pöördunud, et ma ei saa sealt vastust või kuidas siis on? Ikka ise olen siis võtnud, et kui õpilane on mulle selle info edastanud, siis olen ka ise nagu ühendust võtnud ja selgitanud. Aga see küll on tõde, et nagu teilegi ütles, et tegelikult tööandjad või need praktikajuhendajad, nad väga ei tea, millega tegemist on ja millega nad peavad siis tegelema hakkama, nad kardavad, samamoodi tudeng kardab mõnes mõttes, et ei maksa karta praktikanti ega siis praktikale võtmist, sellepärast, et me oleme ikkagi päris paindlikud, saame omalt poolt tugida nii palju kui võimalik on seda praktikajuhendajat ettevõtte poolset kui tudengit, et kui ikkagi huvi on ja sa näed kasutust kohti, et kus sa võiksid panna praktikandile sellist, anda talle lisakogemusi, mida ta saab rakendada töö juures, et palun ikkagi mõelge selle peale. Ja kui tekib küsimusi, alati võib ju võtta praktikakorraldajaga ühendust ja küsida, et mul on nüüd see teema, et kas ma seda ülesannet võiksin anda praktikandile teha või mis iganes. Et alati saab läbi rääkida ja omavahel kokku leppida, nii et ei ole midagi hullu. Tegelikult on ka see, et need, kes on juba võtnud ja näinud, millised oskused ja teadmised meie üliõpilastel on, et need on kohe nagu nõus uuesti võtma. Et see tegelikult näitab ka seda, et see tagasiside on olnud positiivne ja neile on neist ikkagi abi pigem kui mitte see, et ressursside raiskamine. Kas praktika ajal ka tööandjad vahepeal kirjutavad, küsivad juurde mingisugust teemat, et kui tihe siis see suhtlus on? No minul ei ole väga selliseid kogemusi, pigem on nii, et esimene võib-olla kohtumine nendega ma olen mõningal juhul kaasas olnud ja leppinud kokku omavahelise niisuguse alguse icebreakeri, et nemad näevad siis meid ja meie näeme neid ja pärast sealt juba toimub asi niimoodi, et see suhtlus on tudengi ja siis praktikajuhendaja vahel, et kui me mõtleme, et tõesti see aeg on nii lühike, et see on selline 1,5 kuud kuni 3
3 kuud maksimaalselt, eks. Et siis väga seda võimalust ei teki, küll aga me oleme pakkunud võimaluse juhendajale ka osaleda pärast praktika kaitsmistel ja mõned on sellest kinni võtnud ja on tulnud kohale ja kuulanud ja näinud siis seda keskkonda ka, kus tudeng pärit on ja ta saab natuke ise ka kommenteerida ja me saame omavahel suhelda. Ja nüüd praktika messi raames ka me teelega väga ootame neid ettevõtteid, kes meil juba on ja need, kes tahavad veel tulla sellisele ümarlauale, kus me siis just neid teemasid ka räägime natuke lahti, et kuidas meie nägemus on ja kuidas võib-olla nende ootus on. Et me oleme selle peale ka mõelnud, jah. Jah, et see idee tekkiski sellest, et võtta need sellel samal päeval siis kokku ja natukene võib-olla tutvustada, kuna meil ka õppekavad nii-öelda muutuvad ja me kogu aeg uuendame vastavalt siis, mis ühiskonnas toimub ja mida on vaja näiteks uuendada, et siis tutvustaks ka neid nii-öelda muudatusi, pluss küsiks neilt kui tööturul toimivatest ettevõtetelt, et millised on nende ootused meile ja kuidas me neid saaksime veel rohkem tugida siis nii praktika koha pealt, kui siis võib-olla pakkuda erinevaid täiendõppeid ja kõike seda. Ja lisaks siis tegelikult, nagu ma ütlesin, siis paljud need uurimisteemad tulevad ju ettevõttest koha pealt, et neil on mingi vajadus. Et siis anda ka neile see võimalus, et nad saavad meile esitada siis oma uuringut nii-öelda siis vajadusi, et me saame siis neid kokku viia õiged õpilased ja siis ettevõtted, et mis on ka selline lisaväärtus. Kui paljud ettevõtted ja tööandjad praegu näevad kolledžis sellist head partnerit? Ma arvan, et see on muutumas, et võib-olla kui algul ei teatud, et mis sealt tulla võib ja võib-olla Pärnu ei ole ka selles mõttes, inimesed ei ole harjunud mõtlema Pärnust kui ülikoolilinnast, et Tartu on ülikoolilinn, aga Pärnu võib-olla inimeste peades veel ei ole. Kuigi ma usun, et see on nüüd muutumas ja ma näen praktikat aruannetest ja nendest kohtadest, kus tudengid on käinud, et tegelikult ettevõtted on valmis võtma, kui seda infot neile piisavalt jagada ja just nagu me rääkisimegi, Teele tõi välja selle, et probleemid, erinevad kaasused ettevõtetel on, mida nad siis saavad panna tudengid lahendama ja tegelikult me võimaldame ka grupipraktikat, ehk siis sa võid minna 2-3 tudengiga kursavenna, kursaõega võid minna ühte ettevõttesse ja lahendada seal kas või digiturundusprobleemi või siis mingid muud projektijuhtimise valdkonna teemat, et see partnerlus võiks olla kindlasti suurem ja võiks olla tihedam ja ma usun, et need praktikamessid ongi üks selline hea koht, kus me saame siis nähtavust ja ettevõtetele ise lähemale ka minna. Ja leida neid uusi partnereid, kes siis tahaksid meie praktikabaaside listis olla. Meie kindlasti omalt poolt ootame ettevõtteid ka isegi praktikamessi välisel ajal, et kui sul tuleb mõte ja mul on olnud ka päris mitu juhtumit, kus ongi inimesed kirjutavad, et meil oleks vaja 2-3 praktikanti selle teema peale, et tuleb suvi, siin on päris erinevaid tegevusi, päris erinevaid üritusi, nagu teame, Pärnu on suve pealinn, igasugused sündmused toimuvad, kõikjale on inimesi vaja, et kõike seda annab korraldada ja kui tõesti meil koostöö sujub, et siis me saame ju regulaarselt midagi päris sellist suuremat ka välja mõelda, kuidas siis kõige rohkem praktikandid võiksid tuua kasu ettevõttele ja samas ka, et ettevõte võiks siis võib-olla olla kaasatud rohkem meie õppekava arendusse ja teemadesse, mis siis ülikoolile on olulised. Kuna meie teise aasta nii-öelda praktikaaruanne sisaldabki täitsa selliseid konkreetseid ettepanekuid ja analüüse, et siis need praktikakohad saavad sellega tutvuda ja pluss saavad siis nagu küsida lisa, kui neil on küsimusi veel, et seal on nagu konkreetsed ettepanekud, kuidas parendada näiteks turismi valdkonnas turundustegevusi ja kuidas nähtavust parendada ja kõike seda ja kes on mu persona ja kuidas kliendi teekonda näiteks paremini ja automatiseerida või on seal mingid sellised lahendused, mida siis meie õpilane oma teoreetiliste teadmiste põhjal saab neile juba pakkuda ja sellist lisaväärtust anda.
et ka vabatahtlik nii-öelda töö on meie, et see ei ole küll praktika, aga meie turismi suunal on küll väga nad huvitatud, et kui on erinevad suured sellised konverentsid või üritused, et kuhu nad saavad nii-öelda vabatahtlikuks tulla, siis need pakkumised on ka väga nii-öelda oodatud, sest see ikkagi laiendab üliõpilaste silmaringi ja annab sellise jälle lisaväärtuse õpilastele. Kuidas ettevõtjad tõmbejõu üles leiavad, et kas teil on mingi suur list, mille te kõigile nagu saadate e-kirja, et nüüd tuleb või mismoodi nad selle info saavad? Ja et meil on kolledžis on turundusspetsialistid ja siis kommunikatsiooni inimesed, kes siis on aidanud meil seda kõike laiemalt levitada, aga jah, et esimene samm on olnud alati see, et me saadame ise kirjad välja nendele, kes on juba varasemalt osalenud messidel. Ja siis me kuvame seda infot kõike meie kodulehel, pluss veel on Facebookis erinevad sündmused tehtud, Instagramis, et tegelikult tööandjad ja ettevõtjad võiksid meid sealt üles leida sotsiaalmeediast. Ja kindlasti, kui on isiklik huvi, et siis võib kirjutada meile meili peale, meie kontaktid on ka olemas kodulehel, Pärnu kolledži kodulehel. Ja ma usun, et mida lähemale me messipäevale jõuame, et seda rohkem seda infot veel paisatakse välja. Miks on just 19. veebruaril või veebruarikuus, et miks just see aeg? See sai kuidagi niimoodi kokku lepitud, et see on semestri või uue aasta nii-öelda algus jällegi, et siis tegelikult on ka see sõltub natuke sellest, kuidas meie praktikate ajad on. Ajaliselt minul ettevõtluse poole pealt ongi kevadel, suvel on enamus praktikaid ja ma usun, et teilel on ka sarnane süsteem. Jah, et siis on just tegelikult tudengid hakkavad siin kevadel otsima endale praktikakohti, et siis nõudlus läheb väga suureks ja miks mitte veebruaris, kui ilm on külm ja midagi väga teha ei ole ja Pärnus sündmusi väga palju ka ei toimu võib-olla sel hetkel, et miks mitte tulla praktikamessile ja pakkuda tööd või siis praktikat või siis tudengina osaleda tõesti nendes ägedates töötubades ja saada midagi uut jälle teada. Ja täpselt nagu Giselle jällegi ütles, et me oleme suvepealinn, et siis suveperioodiks hakkavad siis ettevõtted tegelikult oma nii-öelda neid meeskondi komplekteerima ja turismi valdkonna üliõpilastel on täpselt õige aeg hakata vaatama siis suveks endale seda praktika kohta. Kui on tõmbejõul siin praegu on 15, võib-olla selleks ajaks, kui on saada juba üleval on rohkem, eks ju, et kas seal on ka mingi kindel nagu joon, kes on rohkem esindatud, et turism või siis ettevõtlus on ju, või siis sotsiaaltööd, et on seal nagu juba näha ka, et keda rohkem nii-öelda esindatud on? Ma ütleks, et praegu on suhteliselt võrdselt, et kuna neid ettevõtteid ei ole veel väga palju, et siis ma näen ka seda, et miks mitte praktikale ei võiks turismi ettevõttesse minna ka projektijuhtimise ettevõtluse tudeng, et seal on neid, ütleme selliseid ühiseid jooni nii palju, et tegelikult saavad üliõpilased teha erinevates ettevõtetes praktikat, et eks ta kipub niimoodi muidugi olema, et suveks tahetakse ikkagi turismi tudengeid võib-olla hotellides ja restoranides rohkem kaasata võib-olla, aga ikkagi ma ei näe, et oleks nagu tohutu suur selline ülekaal, et see on ikkagi niimoodi vaikselt, stabiilselt, enam-vähem võrdselt meil. Turism on ikkagi üks ettevõtluse vorm, et selles mõttes et me saame neid jagada ja turismiasutustes on ju väga erinevaid ametikohti, et samamoodi meie omad ainult ei lähe teenindajaks kuskil, et samamoodi on neil siis müügi- ja turundustegevused ja kõik see. Jah, et just see turismi poole pealt, et turismi tudengid ei ole need, kes lähevad pärast tööle giidiks, nagu me oleme mõnelt poolt kuulnud. Milline on tõmbejõupäev läbi õppejõu või läbi kooli silmad, et milline see melu siis on? No hommik algab meil siis selle ümarlauaga, kus me võtame siis need praktikaasutuste nii-öelda esindajad kokku ja teeme neile sellise hommikukohviga ümarlaua, kus me räägime siis valdkonna või selle õppekava olulistematel teemadel. Seejärel algab meil mess, kus siis need esindajad saavad siis väljas olla oma siis nii-öelda boksidega
ja kus siis õpilased ja üliõpilased saavad siis tutvuda nende ettevõtetega. Ja 12.30 algab siis meil esimene töötuba juba. Nii et paralleelselt on meil siis kõikidele teemadele siis 2 töötuba. Nii et peab siis natukene valima, et mis see tähtsam teema on, mis huvitaks. Sest me seda päeva päris õhtusse ei saanud nii-öelda venitada. Aga kõik teemad tundusid väga olulised, nii et me ei tahtnud neid ka välja jätta. Ja toimuvadki siis erinevad siis töötoad ja need info nii-öelda üritused ja nende vahepeal siis saab jällegi messialal ringi käia, vaadata endale sobiv praktikakoht. Nii palju veel lisan juurde, et meil on ka 2 tudengit, kes on päevajuhid, keda me ikkagi tahame tudengid ka rakendada kõige selle tegevuse juures. Et nii on ka paar noormest, kes on praktika raames korraldustiimis kaasatud ja siis on ka 2 tudengit, kes siis päevajuhid on ja nemad siis suunavad ja aitavad ja teevad kõiki muid niisuguseid infotegevusi, et näitavad suuna kätte, kui tahad kuhugi töötuppa minna või siis pärast ka ettevõtete käest midagi küsida. Me tahame teha ka loosimise, vaatame, kuidas sellega meil läheb. Et mis toimub ja et ikkagi võimalikult palju kasu oleks kõikidele ja fun oleks ka. Ja meil on nii ilusad uued ruumid, nii et kes ei ole käinud meie majas veel, et siis tulge kindlasti uudistama. Ja kohvik on ka, süüa saab ka kohvikust. Kui seda melu kirjeldada, siis milline see melu on? Ma arvan, et see on selline uudishimulik, niisugune võib-olla natukene ülevoolav. Ja sõltub hästi palju muidugi ka sellest, et kes meil esindatud ettevõtete poolt on, aga tudengid on meil väga toredad, nad on tõesti tublid, nad on julged, ma tahaks öelda, et nad kindlasti esitavad küsimusi, nad pärivad, nad väga võib-olla ei ole tagasihoidlikud, pluss me paneme ka üles tudengite CV-d ja kuvame neid samuti, et inimesed, kes siis tööd pakuvad, praktikat pakuvad, nad näevad tudengite eluloo kirjeldusi ja kõike seda, et ma arvan, et see saab olema üks selline natukene võib-olla peata olek alguses, aga see on kõik tegelikult kuulub asja juurde, sest et mess ei saagi olla väga lõpuni selline väga niisugune reegleid järgiv, et küllap seal saab olema nii ühte kui teist. Ja noorte kohtumispaik. Et nad saavad ka omavahel siis kohtuda ja rääkida ja võib-olla on, kuna me oleme kaasanud ka gümnaasiumeid, et siis gümnaasiumiõpilane saab küsida just meie üliõpilaselt, et kuidas siin õppida on, et kas tasub tulla, et siis kindlasti see on ka üks nii-öelda väärtus. Jah, et gümnaasiumide osa ma tahaks veel eraldi rõhutada, et meile võib ka niisama külla tulla, et on olemas niisugune võimalus, et tule meile külla ja gümnaasiumi õpetajad võivad kõik seda võimalust kasutada, lepime aja kokku, te saate tulla ja me saame teile tutvustada maja, meie õppekavasid ja kõiki muud toredaid asju, mida on Pärnu kolledži kaudu võimalik teha ja ma usun, et sellest saab üks lahe päev tulema. No kui 19. veebruar on nüüd siis tänavune tõmbejõud, siis milline on see eeltöö juba järgmise aasta nimel? Me tahaks kindlasti samamoodi jätkata selles mõttes, et kuupäev võiks olla seal veebruari lõpus nagu alati ja võib-olla me kaasame siin teisi haridusasutusi ka, nagu me ühe korra tegime koostöös Töötukassa ja Kutsehariduskeskusega. Aga jah, eks me kindlasti mõtleme selle peale pärast võib-olla tagasiside põhjal ka, mida siis võib-olla järgmiselt aastalt oodatakse ja võib-olla teeme seda laiemalt ja mitte enam Pärnu kolledži ruumides, vaid kuskil mujal juba. Aga see kõik tegelikult sõltub ka sellest, mis ühiskonnas toimub, mis majanduses toimub, kõigest sellest, et me teeme need oma nii-öelda tagasisidestamised pärast seda üritust ja siis algab töö järgmise messi osas. No seda ma tahtsingi kuulda, et järgmine mess tuleb. Jaa, kindlasti. See tuleb. Aga sellega võtame täna kokku. Veel tuletame meelde, et praegu, kes tahab lisainformatsiooni saada, siis mis need väljundid on? Kõigepealt ma soovitaks vaadata meie kodulehte, see on siis parnu.ut.ee, et palun vaadake sinna kodulehele ja seal on olemas sündmuste all on praktikamessi leht, kus siis on kõik need lingid töötubadesse, on link registreerimisvormile ka ja te saate siis ennast kirja panna, kui te tahate osaleda töötubades või siis kui te tahate
tulla ja ettevõttega pakkuda praktikat. Et meie koduleht või siis te võite leida ja otsida meid üles Teelega kodulehelt samuti. Meie kontaktid on ka seal, email on olemas, telefoninumber ka, et võib võtta vahetult ühendust, täiesti julgustan seda ka tegema. Ja viimane küsimus, kus kohast see nimi Tõmbejõud tuli? Ja see tõmbejõud tuligi meil tol korral, kui me alustasime 21 aastal, koostöös sel ajal oli Ketter, Koobas oli turismiosakonna praktikakorraldaja, et siis me mõtlesime selle välja just selle mõttega, et see on nagu magnet, mis siis tõmbab kokku, viib kokku tööandja ja praktikapakkuja viib kokku tudengi ehk siis praktikandiga. No sellega võtame täna kokku, suur aitäh Köösel, suur aitäh teile, jõudu tööle ja kohtumiseni Tõmbejõul. Aitäh kutsumast. Kohtume.